täna me vaatame psalm 10. Psalm 10. Ja psalm 10 on väga lahe, sellepärast, et psalm 10 ei ole eraldiseisev. Me tahame mõelda, et psalm 10 on eraldi, aga see pole. Psalm 10 ja psalm 9 on nagu vend ja õde. Kui sa kunagi oled Eesti kirjandustes tunnis või midagi istunud, võib-olla sa oled kuulnud sõnast nagu akrostihon. Ma ei tea, kas sa tead seda sõna, aga akrostihon on luuletus, mille ridade algustähed annavad kokku lause või sõna. Ja siin on tähestik. 9. ja 10. psalmides on tähestik A-st kuni Z-ini või Ö-ni või mis Eesti tähestikus on, ja kõik on seal sees. Ja psalmist Taavet on kirjutanud akrostihoni meile, et me saaksime aru, aga samas traditsioonis on neid ikka 2 jaotatud. Ja kui sa oled lugenud näiteks 2. Moose raamatu, mis mina hetkel teen kodus igal hommikul, siis oled tähele pannud, et Jumala rahvas, Iisraeli lapsed, on olnud Egiptuses väga kaua aega. Nad pidid seal olema ja nad pidid kannatama Vaaro ja egiptlaste all. See oli juba lubatud ja ettekuulutus. Ja seal Jumal päästis neid suure väga välja, et näidata oma vägevust. Ja siis Jumal päästis neid välja, pidi veel leppima nendega läbi kogu kõrveseikluse, sest muud kui Iisraeli lapsed ei uskunud, et Jumal on tõesti hea neile, et Jumal tõesti teeb midagi. Vaid nad mõtlesid endamisi, et Jumal võib-olla ei ole nii hea, nagu me arvame. Ja täna Taavet võitleb sama mõttega. Ja täna me vaatame, et maailmas on palju kurjust. Kui sa oled vaadanud Eesti uudiseid, Ameerika uudiseid, mis iganes uudiseid, sa näed, et maailm on lihtsalt üks suur sopaloik. Umbes niimoodi tundub. Sa vaatad siia, sinna, mustust, pimedust, raskust, sõda, kannatamist. Ja see on võib-olla pannud sind tundma pahameelt või meeleheitu või lootusetust. Ma tean, et see võib seda teha. Aga tänane psalm annab 2 üld-südame suunda või vaadet, inimeste oma või inimeste mõtlelaad ja Jumala mõtlelaad või Jumala peale mõtlelaad, mis peaks sind aitama täna hoidma oma pilku Jumala peale. Ja miks see on nii oluline? Meil on psalm 10 suuna oma südant. Sellepärast, et õpetussõnad 4.23 ütleb meile, hoia oma südant enam kui kõike muud, enam kui oma pere, no vähemalt siin on ju, enam kui su tööd, kui kõike muud, mida tuleb hoida, sest selles lähtub elu. Mul oli õppejõud, kui ma õppisin hoopis Austrias, mitte Ameerikas, kes ütles, et meie peame hoidma oma südant, nagu see oleks sõjaolukord. Mu süda on siin, ma panen punkrid ümber, ma panen okastraadi ümber, ma panen võib-olla kraavi ja täidan veega ja ma kaitsen, ma hoian oma südant enam kui kõike muud, mida tuleb hoida. Ma kaitsen oma südant. Ja täna me näeme, kuidas Taavet hakkas komistama, sest ta mingil määral ei hoidnud oma südant. Ja ma loodan, et meie emotsionaalselt saame täpselt aru, mis ta tundis, et meie saame targemaks, kuidas hoida oma südant. Kuidas ma hoian siis? Kuidas ma kaitsen oma südant? Ma pigem ütlen kaitsen on parem sõna. Ma pean kaitsma oma südant. Sest meie kultuur, nagu ma olen öelnud Disney filmides, on see, et järgi oma südant. Aga Piibel ütleb, hoia oma südant, kaitse oma südant. Me teeme seda, sest me teeme seda niimoodi, et me vaatame Jumalat. Me vaatame Jumalat, me kaitseme südant, sest me vaatame Jumalat. Ja me näeme psalmi alguses, kuidas Taavet ei hoidnud oma südant. Ja nagu ma ütlesin, siin on tähestik ja psalm 10 alustab keskel. See väike huvitav täht on heebra keel seal ja see on lamed. Lamed on L. Teised üldse ei klapi eesti keelega peaaegu, nii et me enam ei proovi, aga me oleme tähestiku keskel. L, lamed. Ja lamed on nüüd siin. Me näeme, et ta iseennestest on juba pannud meile igasugused jaotused, kuidas me vaatame psalmi, sest igal mõttel on oma täht. Ja siin meil on hetkel lamed L. Ja siin me näeme kurja südame suun, kuidas tema hoiab oma südant, kuidas kuri
hoiab oma südant. Ja kuri siin on rohkem mõistetav nagu inimene, kes lihtsalt teeb kurjust. See on üllistav mõte, lihtsalt see kuri inimene. Ülline. Kas tema või tema? Ei, lihtsalt kuri inimene teeb niimoodi. Ta alustab lamediga niimoodi. Miks? Isand, miks sa seisad kaugel? Miks sa peidad ennast häda ajal? Vaesed saavad vaevatud, riivatute uhkusest, olles kinni kavaluste kaudu, mis nad on välja mõelnud, sest õel kiitleb oma hinge ihaldustest ja ahne kirub, põlastab isandat. Õel oma ülbuses hoopleb, tema Jumala kättemaksu ei tule. Õel mõtleb oma õeluse peale ja mõtleb, kõik on korras minuga, ma teen, mis ma tahan, sest nagunii Jumal ei näe. Nagunii Jumal ei näe, Jumal ei hooli, Jumal ei näe, Jumal ei tee midagi. Ja see on huvitav, sest ta hakkab hooplema, ta ütleb edasi. Jumalat ei ole, need on kõik tema mõtted, kindlasti tema südame mõtted. Ta peab kinnitama ennast kogu aeg, Jumalat ei ole, ma võin teha, mis ma tahan, nagunii ta ei maksa kätte. Sellepärast ütleb, et kõik tema mõtted on sellised, ta mõttelaad on selline. Kuidas on kuri inimene? Kuri inimene on selline, kes mõtleb oma südames, oma voodis, kuidas ma võin olla kuri ja kui hea on olla kuri. See on tema südame hoiak. Ta südame suund on, kurjus on hea, Jumal nagunii ei vaata. Ja mis on huvitav on see, et kuri siin iga asi, mis ta ütleb, hoopis on väike väänamine Jumala kohta. Kas ta teeb ennast Jumala moodi või kas ta teeb Jumala väikseks? Jumal nagunii ei maksa kätte. Nagunii mitte. Jumalat ka ei olegi, ütleb kuri. Need on kõik tema mõtted. Ta kuulutab seda endale. Ja mis on väga hull on see, et ta teeb ennast põhimõtteliselt Jumalaks, sest nagunii Jumalat ei ole, ma võin teha, mis ma tahan. Ma olen oma peremees. Aga Taavet siin hakkab kõhklema, sest kui sa oled maailmas ja sa oled nagu mina olen maailmas, me näeme, kuidas maailm mõtleb, kuidas maailm tegutseb, kuidas maailm räägib ja meil on sama kiusatus, mis on Taavetil, mitte hoida oma südant. Ja mis Taaveti kiusatus on, ta kuuleb seda juttu, ta näeb seda asja ja ta hakkab mõtlema samamoodi. Miks ma ütlen seda? Vaata 5. salmi. Tema käigud, Taavet, mis sa ütled nüüd? Tema käigud õnnestuvad alati. Taaveti sõna. Taavet ütleb, kurja käigud õnnestuvad alati. Sinu Jumal õiglased kohtud on eemal kõrgel ta meelest. Ta puhub kõigi oma vastaste peale. See on huvitav, see puhu on, me mõtleme, aga see on pigem selline, ta nagunii ei vaata nende poole. Ta puhub justkui, nii nagu nii teil ei ole. Ja Taavet on hakanud uskuma valet. Taavet on siin hakanud uskuma seda valet. Öeldi kurja, ta arvab, et ta on nagu Jumal ja Taavet vaatab ja ütleb, vaata kõik, mis ta teeb õnnestub, kõik, mis ta teeb õnnestub. Ja ta hakkab vastu võtma valet Jumala kohta, ta ei kaitse oma südant, ta kuulab seda, ta mõtleb selle peale ja tema jaoks vastab tõele. Ja kui sina vaatad uudiseid, kas sinu jaoks ei vasta mingil määral tõele, sa vaatad diktaatoreid, tundub, et Putinile läheb päris hästi. Sa vaatad poliitikuid, Michali läheb kuidagi väga hästi. Sa vaatad, vahet ei ole mida ja meil on sama kiustus mõelda, et see, mis ma väliselt näen, määrab kogu tõde. Ja kuna kurjal läheb hästi, või inimene, kes teeb hästi, niimoodi, läheb hästi, siis järelikult tal on kõik korras. Miks ma mainisin Eesti poliitikuid on see, et ma arvan, keskmine Eesti inimene hetkel, kui ta vaatab uudiseid, võib mõelda, võib kaasa öelda minuga, et nad muud kui rõhuvad meie rahvast. Hetkel, kas me ei tunne niimoodi? Mina tunnen niimoodi, kui ma vaatan uudiseid. Ma just rääkisin ühe emaga, kes on sisuliselt üksik ema, ja ta ütles, et toit on nii kalliks läinud, et ta on nii raske hakkama saada. No, tundub nagu päris kuri asi, mida teha, kui sa varastad vaestelt. Mul tundub. Aga siis, kui me mõtleme ainult valitsuse peale, ainult nende asjade peale, siis me oleme keegi nagu Varro Vooglaid, kes ainult tegeleme poliitika teemadega. Siis ma ei ole kristlane ega evangeeliumi kuulutaja, vaid poliitiline tegelane. See ei ole halb, sa võid olla poliitiline tegelane, aga kus su süda on, kus su aare on, seal on su süda. Meie aare, kristlased, on taevas, kus Jeesus istub. Eesti on meie kallis riik, aga kuidas me hoiame oma südant?
Kas see Eestimaa on kõik, mis meil on? Kas see valitsus, kas kurjad inimesed, kas see on kõik, mis meil on? Ta ütleb, 6. salm, ta ütleb oma südamest, ütleb kuri. Mina ei kõigu, põlvest põlve ma olen see, kellel ei juhtu õnnetust. See inimene teeb ennast jumalaks. Põlvest põlvest. Kui kaua sa plaanid elada? Põlvest põlve kõlab nagu igavene. See inimene teeb ennast jumalaks ja Taavet võitleb salm 72, 3. salmis sama probleemiga. No ma ei tea, see on hoopis Aasaf, salm 73. Ta ütleb, sest ma kadestasin hooplejaid, kui ma nägin õelate head käekäiku. Kristlased, kui me vaatame ringi, kas me kadestame, mida me näeme. Tunne, mida kurjem sa oled maa peal tihti, seda paremini su läheb. Tihti see tundub nii. Ja kuhu me vaatame, kas see on tõde? Ma arvan, et mitte. See on hoopis need, meil on kiusatus langeta nende südame suunaga kaasa või sinna sisse, et mõelda samamoodi nagu nemad. Ja siin ta hakkab mõtlema samamoodi, ta ei ole kaitsnud oma südant, see maailma tarkus on hakanud teda mõjutama. Ta mõtleb nagu maailm. Kurjadel läheb hästi, mul ei lähe hästi. Ma kadestan neid, miks mul on nii jama? Kaitse oma südant üle kõige. Nüüd me oleme leidnud järgmise tähe. Taavet on natkene kõhkelnud, mis on huvitav, me varsti jõuame sinna, aga alguses, kui me vaatame psalm 9, see on pigem väga kindel psalm. Jumal võitleb, Jumal teeb, Jumal on hea, Jumal kaitseb. Psalm 10, kus sa oled? Jumal, kus sa oled? Ja ma arvan, meil on sama kiustus, meie tunneme sama asi. Inimesed küsivad tihti, miks Jumal lubab nii palju kurja maa peal? Kus Jumal on? Taavet mõtleb samamoodi hetkel. Ja nüüd meil on leidnud pei tähele. See kõlab nagu P-täht, enam-vähem on, P-tähele. Ja siin me näeme, et kurja südame suund kannab vilju. Ja mis need on? Tema suu on täis sajadusi, kaavalust ja rõhumist. Ta keila all on vaev ja nurjatus. Ja ta põhimõtteliselt kiitleb ennast taevasse välja. Ta on nii hea ja see on täielik saatana moodi, kes kiitleb ennast täis kogu aeg oma kurjusest. Kõlab väga saatanlik. Ja tema suu, nagu Jeesus ütleb, mis su süda on täis, see räägib su suu, ta süda on täis kurjust ja ta ainult räägib kõigile oma kurja kaavalusi. Nüüd me vaatame edasi. Järgmine täht enam üldse eesti keelega ei sobi, see on ain. Ja siin ei ole üldse eesti keele vastan. Nüüd me näeme, et kurja suuvili muutub teoks. Ta räägib, mis ta teeb, ta on plaaninud, ta on südames hoidnud, süda on jõudnud suuni välja, ta hakkab rääkima ja nüüd, mis ta on rääkinud, ta hakkab päriselt tegema. Ta istub varitsemas õueda taga. Ja Taavet annab meile pildi kurjast inimesest. See inimene ei mõtle südames kurjuse peale, ta ainult ei räägi sellest, vaid ta päriselt hakkab tegutsema oma südamemõtete ja siis suu kavatsuste poole pealt. Ja ta värvib meile maali, mis räägib lõvist. Sa võid ette kujutada, see on üks inimene, kes just kui istub ja ainult vaatab, kuidas kurja teha. Ta istub varitsemas õuede taga. Salajases paigas ta tapab süütu. Ta isegi peidab ära, ta räägib oma uhkusest, aga ta salaja teeb kurja. Ja ma saan öelda, mida rohkem sa saad teada inimajaloost, kurjadest inimestest, kas Hitler või Stalin või muu, mida rohkem sa tead, mis nende saladused olid, ajaloost tulid välja, nad on kurjamad, kui sa kunagi arvasid. Nad on kurjamad, sest enamasi kuri inimene ikka teeb salaseid kurja tegusid. Ta silmad luuravad õnnetut. See inimene ainult tahab tappa ja teha kurja. Ta varitseb salajases paigas nagu lõvi padrikus. Ta varitseb, et tabada viletsat. Ta tababki teda. Tema tõmmates teda oma võrku. See inimene on pannud kõik valmis, et kurja teha vaestele, õnnetutele. Kõik, mis ta mõtleb, kõik, mis ta teeb, on kuri. Tundub, aga mis on hirmus jälle siin, on see, ta on nagu Jumal. Me räägime inimese kartusest ja Jumala kartusest. Siin see inimene teeb kõik, et oleks inimese kartus väga suur tema vastu. Kui oli Nõukogude Liidu ajal, sa nii kartsid KGB-d või see sala politseinikke, et see oleks teinud kõik, kuigi mitte lõksu jääda. Sest nad löövad kartus meie südameisse. Ta varitseb seal.
Nüüd edasi, 10. Ta küürutab ja lõmitab ja õnnetud langevad ta vägavate küünde vahele. Ta ütleb oma südames, Jumal on unustanud, ta on oma palge peitnud, ta ei näe ilmaski. Kes on Jumal? Jumal on kõike teadlik, Jumal on kõike väeline, aga kuri siin teeb ennast Jumalaks. Jumal ei näe, ma teen, mis ma tahan, aga kuri päeva lõpus ikka teab, et Jumal on olemas, sest ta peab kuulutama endale kogu aeg südame tasandil, et Jumal ei ole olemas. Kõik on korras, Jumal ei ole olemas, ma teen kurja, see on salane, keegi ei näe, kõik on korras minuga. Ja vaata, ta ütleb oma südames seda. Nüüd on küsimus, kas see on tõde? Kas see on tõde? Kas kurjadel läheb hästi? Kas kurjad võidavad alati? Ja kas see on tõde? Sest Taavet hetkel on seal. Poliitikud, diktaatorid, ärimehed, kas neil tõesti õnnestub alati, Taavet? Kas neil alati õnnestub? Kui sa vaatad uudiseid, kuidas sa täna tunned? Ma just vaatasin viimane nädal ja mõtlesin, uudiseid on nii masendavad. Sa ei saa peaaegu uudiseid vaadata ilma, et sa peaaegu tahad nutta. Need on nii masendavad. Maksud, valu, sõda, raskused, surm. Kas need tõesti läheb siis hästi? Need kurjad inimesed siin maa peal. Kas neil tõesti õnnestub? Ja kuidas sinu süda on täna? Sest kiuslus on see, et me vaatame nende peale ja mõtleme, et neil tõesti läheb hästi. Mul läheb halvasti. Neil läheb paremini kui mul. Kas oled kurb, kas tunned frustratsiooni, lootusetust? Miks ma jälle tulen tagasi põgenemise peale Egiptusest on see, kui Iisraeli lapsed tulid Egiptusest välja, siis mis nad tegid muud kui? Miks me sureme siin kõrbes? Miks me sureme? Egiptuses oli küüslauk ja meelonid ja kurk. Ja siin me oleme kõrbes ja me sureme. Egiptus oli kuri ja halb, aga kõik oli hea seal. Nad usuvad valet. Kas Jumal tõesti viib meid edasi? Kas ta tõesti peab oma sõna? Ja mis on nii huvitav on see, kui sa vaatad Psalm 9, 2-3, see on nüüd alef, see on see A-täht heibra keeles, see on see algus siin teises kohas. Siin Taavet ütleb, ma tänan isandat kõigest südamest, ma kuulutan kõiki su imetöid, ma olen rõõmus ja ilutsan sinust, ma laulan kiitus sinu nimele kõige kõrgem. Mis juhtus Taavetiga alefist kuni lamedist ehk A-st L-ni? Mis L-is juhtus tähestikus, et Taavet nii langeb? Tundub, et ta hakkas mõtlema, nagu maailm mõtleb. Nüüd, mis toob meie tähelepanu siia? Vaata Jumala poole. Mis see tähendab? See tähendab see, et ära vaata seda, mis sa näed, vaid vaata sinna poole, kus sa tead, kus Jumal on ja mis ta teeb. Ehk ära keskendu sellele, mis sa näed, vaid keskendu sellele, mis on tõde Jumala kohta. Keskendu selle peale, mida sa tead, et seal tuleb hukkamais, seal on koht Jumala vaenlaste jaoks. Arm on sõna, Jeesus on päästja. Siin me näeme, et õiglane Taavet usub kurja inimese valet veel. See on kohv, ka tähtena vähem. Ja kohv ta ütleb, ta hakkab palvetama, vähemalt Taavet palvetab, see on hea. Tõuse isand, tõsta oma käsi üles, o Jumal, ära unusta viletsaid. Mis pärast teotab õel Jumalat? Ta mõtleb oma südames õel, et sina ei hooli sellest. Ja sa näed, et Taavet on hakanud uskuma seda. Võib-olla Jumal ei kuule, võib-olla mitte. Sest siin ta ütleb, tõuse isand, tõsta oma käsi üles, o Jumal, ära unusta viletsaid. Kas Jumal on kunagi viletsaid unustanud? Kas ta on kunagi viletsaid unustanud? Taavet mõtleb, et võib-olla ta unustab. Ta mure on see, et võib-olla Jumal on unustanud neid. Nii ta peab paluma, ära unusta neid. Mis on vähemalt õige, me peame paluma, Jumal tee, mis on õige. Aga siin ta hakkab muretsema, et see, mis on neid öelnud, on tõde. Ta on järginud oma südant sinna, kus õelad on öelnud. Nad on öelnud, kui sa ainult teed niimoodi ja nii edasi, kõik on korras. Ja nüüd on hakanud uskuma seda valet. Ta on hakanud mõtlema nagu nemad. Ma ei tea, kas sa tajud seda, ma loodan, et sa tajud. Taavet näeb, kuidas maailm elab, Taavet näeb, kuidas kurjad käituvad, Taavet näeb, kuidas nad mõtlevad ja räägivad ja Taavet hakkab uskuma seda ja ta hakkab rääkima samamoodi. Jumal, kas sa tõesti siis aitad? Jumal, kas sa tõesti oled kaugel? Miks sa oled nii kaugel? Aga siin on see koht,
kuidas sa kaitsed oma südant, kuidas kristlane sa kaitsed oma südant, sest kõik kiusatus tuleb su vastu, minu vastu, maailm tuleb vastu, kuidas mina, sina täna kaitseme oma südameid kõikide nende sõnumite vastu. Paulus, armas Paulus, Filipplaste 4:8 ütleb väga hästi. Ta ütleb, viimaks veel vennad, mis iganes on tõene, mis on auväärne, mis õige, mis puhas, mis armustusväärne, mis ülendav ja kui miski on vooruslik ja kui miski on kiidetav, seda arvestage või mõtelge selle peale. Mõlguta sellest. Me võime mõelda, meil on kiustus mõelda maailma moodi asjade peale, mida me näeme. Ma näen, et asjad on rasked, ma näen, et maailm on kuri, ma näen, et kurjal õnnestub. Aga kui mõtlen, nagu Paulus käsib, mis on tõene, mis on auväärne, mis on ülendav, kus on vooruslik, kiidetav, armustusväärne, puhas, siis mis ma mõtlen, mida ma mõtlen? Kui ma mõtlen nende asjade peale, mis on hea ja ilus ja tore ja tõene ja kõik, mida ma leian? Ma leian Jumal. Ma leian Jeesust. Ma leian, et kui ma mõtlen kõige parema asja peale, ma leian Jeesust. Ma mõtlen tema tõdede peale. Ma mõtlen tema sõna peale. Ja sellepärast, kui ma tihti olen öelnud, meil on nii palju mõtteid, kristlased, minule isiklikult väga meeldib kuulata hümneid, kui ma kuulen midagi, kui ma sõidin autoga midagi kirgulaule inglise keeles, ja siis ma olen pesen nõud või mis iganes, ja siis ma kuulen, kuidas Jeesuse veri pesi mind puhtaks. Ja ma saan kogu aeg mõelda selle peale, mis on tõde. Või sa loed piiblit, või sa näed, näiteks mulle meeldib teha oma poistega seda, me oleme looduses või me oleme rannas või mis iganes, ja sa näed lihtsalt mis iganes olukorda, ja sa paned vaimuliku tähendust selle peale, sa oled rannas oma lastega, ja sa ehitad liivavalli, sa paned vett sinna sisse, teed tammi ja vaatad, nüüd me võitleme, kas vesi jääb sinna tammi taha või mitte, aga loomulikult ei jää, sest liiv on nii kehv ehituselement, et see ei jää. Ja siis sa võid jälle mõelda oma perega, oma südames, aga Jeesus on kalju. Kõik, mis ma ehitan, läheb nagunii hukka, aga Jeesus on kalju. Ma võin mõelda tõe peale. Vahet ei ole, mis ma teen. Ma võin tõe peale mõelda. Sa kuulad, et keegi on teinud kurja. Sa võid tõe peale mõelda. Kristlased on teinud seda 1000 aastaid, 2000 aastat on kristlased seda teinud. Vaenlased on tulnud nende vastu ja nad on kinnitanud oma südameid selle tõega, et Jeesus tuleb tagasi ja ta on tõeline kuningas. Ma ei pea muretsema. Ja ma olen toonud seda näidet välja Richard Wurmbrand, kes elas Rumeenias Nõukogude Liidu ajal, ehk see oli siis idablokk, ja valitsus oli ülikuri, eriti kristlaste vastu. Nad piinasid neid, nad pani neid vangi. Richard Wurmbrand oli 12-14 aastat vangis, piinas. Ja juht Ceausescu oli nii kuri mees, kes ta oli selle üle, ja Richard Wurmbrand sai öelda, et seal vanglas nende ahelatega me tegime muusikat isandale. Seal pimeduses me nägime valgust. Richard Wurmbrand ükskord oli põrandal ja tema kiusaja tuli ja ütles, mis sa nüüd teed seal põrandal, palud Jumala käest armu, et sa ei pea enam kannatama. Ja Richard Wurmbrand ütleb, ei, ma palvetan sinu pärast. Me teame, et Jumal on kuningas. Me allume tema käe alla. Me teame, et mis ta teeb on õige. Sellepärast me saame mõelda, mis on tõde, mis on auväärne. Ma armastan oma vaenlasi. Ma armastan isandat. Minu kodu on taevas, mu rikkus on seal. Ma teenin teda siin maa peal suure rõõmuga, kuigi ma nutan. Puritaanidel oli üks väga huvitav viis, kuidas mõelda selle peale. Jeesus ütleb, see, kes paneb kätt adra külge ja vaatab tagasi, ei ole väärt kuningriiki sisenemist, on ju, olete lugenud. Ja ma alati mõtlen, et see on nii raske, sest me oleme neid Iisraeli lapsed kõrbes ja me vaatame meelonite, kurkide ja küüslaugu poole. Me vaatame tagasi, et 10 aastat tagasi mul oli lihtsam. Jeesus, sinuga mõnikord mu elu on raske, mõnikord me ei vaata ette. Me ei vaata Jeesuse poole, kes valmistab meile teed ette. Ja puritaanid ütlesid selle kohta, et mõnikord meil on üks käsi adra külge ja teisega me pühime pisaraid. Aga me ei vaata tagasi. Me vaatame ette Jeesuse poole. Ja see kõlab nagu kristlus on ainult üks suur vaev. Ei ole. Jeesus ütleb, see, kellel on poeg, on vaba. See, kes poeg vabastab, on tõesti vabaks saanud ja ma annan elu ja seda ülirohkesti. Me ei ela nagu mingi vaenlased, mingi
mingi kerjajad siin. Meil on tõeline rikkus Jeesuses ja tõeline rõõm. Aga siis, kui me mõtleme tõe peale, see elu on väga raske, see elu on väga masendav, see elu on väga vaevarikas, kristlastel ja mitte kristlastel. Aga meil on see, et meil on lootus, et Jeesus tuleb tagasi ja tema ei jätta meid maha. Ta ei jättagi meid maha. Tihti sa näed enda lapsi ja sa lähed ja ütled, okei, ma lihtsalt lähen korraks välja, ma tulen kohe tagasi 1 minuti pärast. Ja laps ütleb, jätad mind maha. Ja siis sa ütled temale, millal ma olen kunagi sind maha jätnud. Vaata, sa oled 6 aastane, sa oled 4 aastane, ma ei ole kunagi su elus maha jätnud, sa oled veel minu juures. Aga Jumalaga on parem. Kas Jumal tõesti jätab meid maha? Kas ta jätab meid siia orbudeks? Ei, Jeesus ütleb, ta on saatnud püha vaimu ja püha vaim on meie kinnitus, meie pitsar, et see kõik on tõde nüüd meie sees. Taavet kinnitab ennast. Nüüd on õiglase õige kuulutus, lõpuks me jõuame, mis ta hakkab tegema. Ja siin me näeme resh on siis R-täht. Nüüd me hakkame jõuame, meil on ainult 3 tähte veel, me oleme tähestiku lõpupool, kas Taavet üldse jõuab õige kohta, see on küsimus. Ja nüüd meil on resh ja siin ta ütleb, sina oled seda näinud, kas sa näed seda erinevust nüüd? Sa näed seda, siin ta ütleb, tõuse, kus sa oled? Ära unusta viletsaid. Aga nüüd ta ütleb, sina oled seda näinud, sa oled see tõeline Jumal. Sest sina näed vaeva ja meele kibedust. Vaenlane, see kuri ütleb, ei, Jumal ei näe, Jumala käsi ei tee mitte midagi, kättemaksu ei tule. Aga sina näed, et tasud oma käega. Õnnetu jätab enne sinu hooleks. Sina oled vaes lapse abimees. Ta kinnitab ennast, ta kuulutab tõde nüüd. Kas te näete seda? Ei, Jumal ei ole kunagi jätnud maha vaest. Jumal on alati ustav olnud, Jumal on alati hea. Jumal on see tõeline Jumal, kes näeb, kes tegutseb, kes teab kõike, kes teeb kõike. Jumal näeb tõesti, ta ei ole meid maha jätnud. Ja kes on neid tõelised õnnistatud siis? Kas need on neid, kes elavad kurjal? Jeesus kinnitab meile, et nii see ei ole. Jeesus ütleb Mattiuse 5. peatükk, õndsad on need, kes on vaimus vaesed, sest nende päralt on taevariik. Õndsad on kurvad, sest neid lohutatakse. Õndsad on tasased, sest nemad pärivad maa. Õndsad on need, kellel on nälg ja janu õiguse järele, sest nemad saavad küllaga. Õndsad on halastajad, sest nende peale halastatakse. Õndsad on puhtad südamelt, sest nemad näevad Jumalat. Õndsad on rahu tegijad, sest need hüütakse Jumala lasteks. Õndsad on need, keda õiguse pärast taga kiusatakse. Õndsad. Sest nende päralt on taevariik. Õndsad olete teie, kui teid minu pärast laimatakse ja taga kiusatakse ja teist valega kõiksugu kurja räägitakse. Olge rõõmsad ja hõisake, sest teie palk on suur taevas, just samamoodi on taga kiusatud ka prohveteid enne teid. Kes on see tõeline psalm 10 mees? Jeesus. Jeesus ei olnud ühtegi pattuga, Jeesus elas täiuslikult, Jeesus armastas, Jeesus ohverdas ennast, Jeesus halastas, Jeesus oli õiglane. Ja mis nad tegid Jeesusega? Nad vihkasid teda, sülitasid talle näkku, peksid teda, pilkasid teda ja viisid ta ristile. Aga kas Jeesus oli maha jäetud? Ei olnud. Sest pärast maha matmist Jeesus tõusis 3. päeval taas, et tõestada, et see, mis ta kõik läbis, kõik tegi, oli vastu võetud Jumala poolt. Ta on meie asendaja, ta on meie abimees. Maailm ei võida, saatan ei võida, patt ei võida, surm ei võida. Jeesus võidab. Jeesus on võitnud ja me ootame seda. Ja nüüd ma räägin kiriku ajaloost. Kiriku ajaloost oli huvitav. Kui sa tead midagi kiriku ajaloost, olid erinevad keisrid, kuningad. Ja mõni oli pagan, mõni oli kristlane. Ja kui tuli Konstantinus, siis ta sai kristlaseks, on ju umbes aasta 316 pluss mis iganes. Ja tema võttis kristluse vastu ja kristlus sai nüüd riikliku usuks. Ta ilmselt ei olnud päriselt kristlane, aga vähemalt väga ususõbralik mees. Ja nüüd kristlus oli mitte taga kiusatud enam riiklikul tasandil. Ja pärast teda tuli üks veel kuningas, kes oli pigem sõbralik, aga pärast teda tuli üks mees, kelle nimi oli Julianus, taganeja. Ja Julianus, taganeja, mõtles, et nüüd ma hävitan kristlust ja ma panen paganlust jälle tippu.
ta ehitus jälle templid valmis ebajumalatele, ta proovis isegi templi Jeruusalemmas ehitada muues kuni 3 korda ja iga kord Jumal hävitas seda tööd, tulega või mingi muu asjaga. Ja ta tahtis ära likvideerida kristlust paganlusega. Ja traditsioon ütleb, et Julianus oli oma surmavoodis ja siis ta ütles, võitsid galilealane. Võitsid galilealane. Ta oli kristlik haridus, ta sai aru, kes oli Jeesus, aga ta ei tahtnud Jeesust, ta tahtis hävitada Jeesust. Ja surmavoodis traditsioon ütleb, et ta ütles, sina Jeesus võitsid galilealane. Taavet jätkab, nüüd meil on täht, shin, õiglase lootus on Issandast, ta kuulutab see tõde ja nüüd ta saab loota, ta kaitseb oma südant. Kuidas ta kaitseb oma südant? Sellega ta kuulutab tõde endale. Kas oled kunagi kuulnud, et kuuluta evangeeliumi endale igapäevaselt, oled kuulnud seda kunagi? Sa pead kuulutama endale evangeeliumi. See tähendab seda, jälle südas ma saan kinnitada enda Jumala sõnaga, Jumala tõega, Jumala puhtusega ja kõige muu nagu Filipplaste 4:8, Jeesus on mind ostnud. Jeesus on mind vastu võtnud. Jeesus on mu päästja. Ma ei ole enam see vana. Ma nagu kuulutan oma mõttemaailmas südame tasandil jälle tõde. Ma räägin endaga tõest. Ja siin nüüd lootus on Issandas. Nüüd ta ütleb, Issand, murra katki õelete käsivars. Nüüd meil on pilt. On ju. Käsivars on nüüd katki. Aga see on pigem pilt selles, et tema jõudu. Olgud see nii, et tal enam jõudu ei ole. Näite sinu jõudu, Issand. Maksa kätte kurja õelust. Kuni sa seda enam ei leia, tee seda täielikult. Ja Piibel kinnitab, et kurjusel on paik, mille nimi on põrgu, mis on igavene. Jumal hävitab kurjust täielikult. Tema kuningriigis valitseb ainult õiglus, ilu, rõõm, rahu, pikmeel, tasadus. Enam ei ole kurjust, enam ei ole pattu. Aga sellepärast see on oluline, et me täna, nagu Psalm 2 ütleb, leiame Jeesuse seda varjupaika. Ta on ainuke varjupaik. Jumal on õiglane, Jumal maksab kätte ja meil on kõigil kurjus. Jumal maksab kätte. Ta maksab kätte. Issand on kuningas ikka igavesti. Paganad on kadunud tema maalt. Ei ole ühtegi uskmatut kurja inimest tema maal. Viimasel päeval. Meie peame leidma varjupaika Jeesusest täna. Ja kui sa oled leidnud varjupaika Jeesusest täna, siis sina oled tema maal. Sina oled see õndsad on need, kes on puhtalt südamed. Kui see veel ei ole, siis täna on see päästepäev, sest tuleb tema kuningriik varsti. Ja tema valitseb õigluses ja rahus. Praktiliselt, kuidas me tähendab, mis ma teen siis praktiliselt? Ma näen kurjust, ma elan maailmas nagu sina elad maailmas. Me näeme kurjust, me vaatame Jumala poole, me mõtleme Jumala peale, kes on hea, kes maksab kätte ja me anname ennast jälle tema kätte ja ütleme, Jumal, tee midagi õiglast. Ma jätan end sinu kätte, sinu hoolde. Ma ei pea võitlema. Nii et mille peale sa vaatad? Kuhu sa vaatad? Mis tõde sa kuulutad? Kas sa kuulutad valet edasi oma südames? Sest meil on kõigil see kiusatus. Jumal ei ole hea olnud minu vastu täna. Ma olen proovinud niimoodi, ma just rääkisin ühe vennaga, kes ütles, et tal on sama probleem, mis meil on Susannaga. Meil on üks poiss, kes ärkab suhteliselt vähemalt 1 kord öös ja karjub. Ja ta on piisavalt suur, et ta ei peaks seda tegema, see ei ole Toivo. See on Elior nüüd, kõik teavad, kes ta on. Ja ta ärkab vähemalt 1 kord öös karjudes. Ja sa mõtled, Jumal, sina võid anda talle sügava tund. Aadamale andsin sügava tund. Aadam jäi magama väga rahulikult. Miks mu poeg karjub? Sest päeval ta on õnnelik, tal ei ole mingi ilmselge probleem. Aga jälle, kiustus on mõelda, Jumal, sa oled ebaõiglane minuga olnud, sest sa lubad sellist asja. Aga mis ma proovin teha väga ebatäiuslikult, on see, ma tõusen püsti, ma lähen, otsin mu last ja ma tahan alati südames, ma proovin, Jeesus, sa oled nii imeline, Jeesus, sa oled nii hea. Ma isi tihti ei jaksa palvetada vaiu häälega, ma olen liiga väsinud, ma ei ütle, ma ütlen, Jeesus, sa oled nii hea. Aga ma tahan, et mu südames ka siis oleks alati see, et Jeesus, sa oled imeline, Jeesus, sa oled hea, iski siis, kui ma ei tunne seda, sest mina tahan magada, siis sina oled kuningas, sa oled hea, sa oled armuline. Kiriku ajaloos on veel lahedad näiteid.
Nad on päris kurjad näited, selles mõttes nad ei ole ilusad näited, nad on selged näited. Pilatus on tuttav nimi, Pilatus oli seal, kui Jeesus mõisteti hukka. Ajalugu ja traditsioon kokku panduna ütleb meile, et tõenäoliselt Pilatusega juhtus see, et Pilatus suhteliselt andis alla pärast seda. Ta läks tagasi Rooma, kus ta oli. Tal oli väga ebaõnnestunud elu pärast seda. Asjad lihtsalt ei läinud hästi tal. Lõpuks ta oli nii masenduses, et ta võttis oma elu. Vähemalt traditsioon ütleb Pilatuse kohta niimoodi. Kuri saab oma palka kätte. Nero on järgmine väga paha mees kiriku ajaloost. Nero on see, kes oli keiser Pauluse ja Peetruse elu lõpupool. Nero all tõenäoliselt suri Paulus, mõõgaga Peetrus samamoodi, või kusjuures Peetrus oli tagurpidi risti peal, traditsioon ütleb, me ei tea, kas see on fakt. Aga Nero all oli niimoodi, et Rooma põles maha suures osas ja Nero oli süüdistanud kristlasi. Ja Nero, must nagu ta nimi on, ta hakkas kristlasi taga kiusama. Ta õmblas kristlasi loomanaha sisse, pani neid areenasse, et loomad sööksid neid. Ta pani kristlasi tõrvikutena tänaval põlema pigi sisse. Nero tappis kristlasi, naisi, lapsi, mehi, kõiki. Kuidas Nero elu oli? Väga jama. Nero oli täielik halb mees. Ma ei tohi rääkida siit, kui kuri mees ta oli. Jälle, salased pattud ja kõik. Nero oli must. Nero oli vihatud kõikide poolt, kes oli tema all. Mitu mässa tuli tema all, aga ta võitis, kuni viimase hetkel isegi ta kõige armastumad hakkasid ta maha jätma. Ja lõpuks ta oli nii kartlik, et ta ei saanud oma elu võtta. Ta palus tema sõbral, palun sina võtta mu elu siis. Ja Nero suri, niimoodi ta sõber võttis ta elu, sest ta isegi nii kartlik, et ta ei suutnud enda elu võtta. Nero suri halvasti ja kõik vihkasid teda. Välja arvatud 3-4 sõbra, kes olid ta kõrval. Need, kes mässavad Jumala vastu, neil ei lähe kunagi korda. Selles elus ja igavesti kindlasti mitte. Herodes on üks, mis me näeme Apostlitegude raamatus, ta teeb ennast Jumalaks ja Piibel ütleb, et ta suri sellel samal hetkel ja ussid sõita. Need, kes mässavad Jumala rahva vastu, neil ei õnnestu. Kristlastena meie jätame hoolde kõik meie elud, meie olukord Jumala kätte. Nagu Lennart ütles nii hästi eelmine nädal, kättemaks on Issanda oma, me ei pea muretseme, me allume temale, me anname kõik need mured temale, me palume ta aitaks. Taav on viimane täht, õiglase teadmine, nüüd Taavet teab, mis on õige. Ja ta ütleb, viletsaita õigatsemist, sa kuuled, nüüd ta kinnitab, see on nüüd fakt. Aga kas sa mäletad mitu salmi tagasi, et õõletal alati õnnestub, neil alati läheb hästi, kas sa mäletad seda salmi, just mõni salm tagasi, neil alati läheb hästi, ta ütleb. Aga Taavet nüüd muutab oma meelt. Tema käigud õnnestuvad alati, Taavet ütleb. Taavet on nüüd aru saanud, et see nii ei ole. Nii see ei ole, vaid viletsate igatsemist sa kuuled alati, Isand. Sina kinnitad nende südant ja kuidas ta kinnitab selles, et ta arm on suur. Ja ma just kuulsin ühte asja. Kui sa kristlane tunned, et sul on väga raske, siis üks puritaan, Jeremy Burroughs, ütles väga hästi. Juhul kui Isand Jeesus annab sulle 2 korda suurema raskuse siin elus, siis ta annab ka 3-kordselt armu seda kanda. Ta annab 3-kordselt armu seda kanda. Jeesus annab meile täpselt, mis meil on vaja. Sa kinnitad meie südant. Su kõrv paneb neid tähele, et mõista õiglast kohut vahest lapsele ja rõhutule, et mullast saadud inimene enam ei ajaks hirmu peale, et me ei peaks kartma kedagi. Sest Jeesus tuleb tagasi, ta on see, kes võidab. Ta lõpetab seda ja Taavet siin lõpetab, Taav on viimane täht, ta ütleb, Jumal on kuningas, Jumal teeb seda, kõik on korras, ta ajab kõik korda. Ta lõpetab oma luule sellega, et Jumal on kuningas, kõik läheb korda ja kristlane kõik läheb korda. Kiriku ajalugu kinnitab sulle täna, et kõik läheb korda. Kinnitab. Vaenlased, kõik läheb korda. See kinnitab, et igavesti taevas kõik läheb korda. Ta kinnitab, et ta ei jätta siin maha. Õpetussõnad 3.5.
loodi Issanda peale kõigest südamest ja ära toetu omaenese mõistusele. Ma mõistan asju nii, nagu Kalle mõistab, sina mõistad, nagu sa mõistad. Me vaatame maailm ja see tundub, et kõik on nii, nagu Taavet alguses ütleb. Aga ära toetu sellele, vaid loodi Issanda peale kõigest südamest. Kaitse oma südant sellega, et Jumal, sa oled õige, süda, ära mõtle nii, istu nüüd maha, mina räägin ja ma ütlen, et Issand on hea. Issand on hea, ta on väärt kogu mu elu ja kõike. Ja ma tahan lõpetada ainult ühe salmiga, nii et ma lihtsalt ütlen siin lõpetuseks. Kui sul on raske, kui sa kardad, kui sa kõhkled, ära vaata enam maailma peale, vaata Issanda peale. Mäleta, tuleta meelde, mis Jumal on teinud, mis ta on öelnud, kes ta on ja kuuluta endale tõde, Jumala sõna, laulud, mis on kallid, kaitse oma südant, ära luba seal minna igale poole kogu kultuuriga ja emotsiooniga või ei süda, sina alud minule ja mina alun Jeesusele. Meie kuulume teda ja looda tema peale kogu oma südamega. Salm 28:7 ja siis me lõpetame. Issand on mu tugevus ja mu kilp. Tema peale lootis mu süda ja ma sain abi. Sellepärast ilutseb mu süda ja ma tänan teda oma lauluga. Palvetame. Me saame siin kiita, Issand, sest sa oled kuulnud. Me paneme meie südamed sinu ette ja sa vastad. Ta ütleb siin, et sa kuulsid, sa tegutsesid ja meil on nii imeline tõde seal. Sina tõesti tegutsed, sina tõesti kaitsed, sina tõesti hoolitsed meie eest ja me palume, et sina võiksid meid kinnitada oma sõnas, et me ei oleks nagu maailm, kes mõtleb sinu vastu, vaid sinu sõna järgi. Palume, et me ei oleks neid Iisraeli lapsed kõrbes, vaid neid nagu Mooses, kes teab, et tõutuse maa on ees ja me kõnnime justkui kalju näoga edasi, mõtlemata teiste peale nii palju, kui me suudame. Palume su abi, et me suudame rohkem. Me täname sind, et su arv on suur ja me kiidame sind, me täname sind, me loodame sinu peale ja palume Jeesuse nimel. Amen. Meil tuleb kohe leiva murdmist, me laulame enne, ma arvan, enne laulmist täna teeme niimoodi, et me palvetame juba enne laulu, igaüks oma ette ja ma ainult rõhutaks seda, et kus su süda täna on. Esiteks, kas su süda on tõesti Jeesuse oma? Kas sa oled kristlane? Kui sa ei ole, siis see ei ole sulle täna leiva murdmine. Su süda peab kuuluma tõesti Jeesusele. Aga teiseks südame juures, ma arvan, üks suur eksimus meie jaoks on uskmatus. Me lihtsalt ei usu. Ja Jumal teab seda, mulle nii meeldib seda. Jeesus tunnistab seda väga palju evangeeliumites, et miks te ei usu? Vaid uskuge. Nii et tunnistame üles ka meie uskmatust ja paluma uut värskust, uut jõudu, uut usku, et tema plaanid ja kõik, mis ta teeb, on hea. Ja kui mingi muu patt koormab või mure või süü, siis anna see kõik ta kätte. Sest ta ütleb, et kui me tunnistame neid asju üles, ta kustutab neid täiesti ära. Nii et võtame natukene aega oma ette paluda, et Jumal aitaks meid ja võtaks ära meie süüd ja pattuid, mis meid koormavad.